nii, tervitus, järjekordne õhtuse ulmet ja mõtlesime seekord, et mida me piiname nendest tohretelt kirjanikudest, eks ole, sest et olgem ausad. Kes on kirjanik ilma lugejate? Kes ta on? Kirjanik, hoiti teist tühja soojadku. Absoluutselt, eks ole, seega on meiega täna Elo ehk Eloi Saljas, kes on lugeja, nimelt ulmelugeja. Ja nagu te aru saite juba, ta on isegi lugeja pseudonüüm Eloi See. Aga alustame algusest traditsioonide vaimus, eks ole, et kuidas see nüüd sai üldse lugeja? No kes siukseid asju mäletab? Me kõik käisime lasteaias, ju seal tuli õppida. Aga millal sa hakkasid nagu raamatut lugema spetsiaalne? Ei no ma arvan ikka kooli minnes siis, kui oli kohustuslik kirjandus, aga mul on selles mõttes vedanud, et minu ema luges meile. Mul on ju noorem vend, keda paljud ulmikud ka teavad, Elar Haljas, kes on sinulgi raamatuid ja alati arvustab, eks ju, reaktoris, et Elar on must 1,5 aastat noorem niimoodi, et ema alati õhtuti luges meile raamatuid ette. Ja ma arvan, et sellel on väga suur roll sellest, kuidas inimene kujuneb pärast ise lugejaks. Igast Pipi-Pikksukaid, Viplalaid, ma ei tea, noh, ja Linkreni kindlasti päris palju. Et see kindlasti lõi selle nagu aluse või siukse nagu harjumuse, et raamatutes on lugusid. Ma mäletan, et ma olin 3. klassis, mida ma konkreetselt nagu mäletan lapsepõlvest lugemisest. Ja siis me pidime jõuludeks või jõulude ajal seal umbes lugema Kullerbi lapsi. Ma mäletan, mul ema tegi köögis seal seda piparkoogi tainast mingi ilge suure laari. Ja siis mina lugesin Kullerbi lapsi ja mõtlesin, et issand, see on nagu nii äge raamat. Ja siis sul kodus on need samad piparkoogi tegemise lõhnad, eks ju, nii nagu seal Kullerbis. Ja siis see kuidagi nagu, siis mul on veel 2 nooremat õde ka ja siuke paras segas oma suvil endal kodus, kus ma üles kasvasin. Nii et siis, et see nagu on võib-olla üks asi, aga teine muidugi, mida ma ise ei mäleta, aga millest räägitakse legende. Kui ma olin 2, siis ma lugesin munaraamatut ja ma teadsin väga täpselt, kunas keerata lehte. Kõik sõnad olid peas niimoodi, et ema sai uhkustada sõbrannade ees, kuidas tal juba 2 loeb ilusti. Mille külas elas Aino oma emaga. See on see legendaarne munaraamat, mida mina ei ole kunagi isegi näinud mitte. Neil oli koer, kass ja vana kirju kana. Meil on olemas, ma nüüd kunagi ei ole hilja, meil on kodus see olemas, ma annan selle sulle kätte, sa saad läbi töötada. Parem hilja kui liida. Aga sa mainisid kooli kohustuslikku kirjandust, et kuidas sa sellesse suhtusid kooli ajal? Ilmselt ma lugesin nagu hea meelega, aga no igasugused mingid Anna Kareninad ja ma ei tea, muud siuksed nagu väga paksud asjad, need jäid mul lihtsalt lugemata, sest et teistel põhjustel, mitte sellepärast ma poleks tahtnud lugeda, aga just sellepärast, et mul oli väiksed õed, ema oli pikad päevad tööl, isa oli mõttetu mees. Nii et siis lapsed olid minu kasvatada ja ma ei jõudnud nagu reaalselt, et oleks kindlasti tahtnud väga lugeda. Minu venna klassijuhataja oli emakeeleõpetaja, kes mulle andis keskkoolis, kes oli ka minu emakeeleõpetaja. Ja siis ta oli nagu väga-väga inspireeriv õpetajana. Ta on siiamaani kindlasti, aga tõesti ma arvan, et ei ole enam õpetaja. Ta on siukses eas, et ta tegelikult ei peaks olema. Aga õpetaja Helmi Kelle, kui sa kunagi satud siukest asja siin vaatama, siis tervitused. Sest tema tõesti hästi palju nagu andis seda noh, kuidagi nagu särtsu ja lugemise indu nagu sisse, et ta oli nagu tõesti harukordne õpetaja nagu, et see tõenäoliselt väga palju mängib rolli ja et mis siis, et ta mulle ainult keskkoolis, aga ta ikkagi noh, ta oli nagu üle kooli legendaarne läbi aastakümnete, eks ju, läbi põlvkondade. Nii palju, et minu vend isegi kutsus oma pulma taha, nii et noh, et siis sa saad aru, et ikkagi suhted on nagu väga-väga head, et ta oma klassi väga hoidis, ta oma õpilasi ja hoidis ka noh, nii kooliaegu pärast, et ka mul õde, kes täna elab juba aastaid Inglismaal hetkel küll Walesis, kui ta nagu Eestis käib, ta ikkagi püüab õpetajaga ka ikkagi kokku saada, et noh, et see on nagu äge ja, aga ma arvan, et siuksed inimesed nagu väga mõjutavad ja kindlasti see ka, et noh, meil nõukaaeg, ma ei tea, kuidas tänapäevaks oli hästi palju raamatuid kodus ja kui meil vennaga ei olnud midagi targemat teha, siis mängisime raamaturiiuli mängu. Siis ise mõtlesime välja selle ja kuidagi nagu, ma arvan, sellest saadik raamatud on siuke nagu turvaelement minu jaoks, et kui muidu on maailm siuke shaky ja noh, ühesõnaga, et sa ei saa loota nagu nende peale, kelle peale sa peaksid lootma, siis raamatud on nagu see koht kindlasti, mis on nagu see põgenemisformaat ka olnud minu elus ja äkki räägid lähemalt, et kuidas, mis reeglid olid selles raamaturiiuli mängus? No see oli niimoodi, et valisid ühe raamatu välja,
oma peas, eks ju. ja siis ütlesid, noh, meil oli sihuke 3 sektsiooniga raamat, eks ju, mitu riiulit on ju. et siis ütlesid, milline sektsioon ja siis võib-olla nagu riiulinumbri ka, et ma ei mäleta, kas nüüd ülevalt alla või kuidas me neid riiuleid nummerdasime. ja siis teine pidi vaatama nagu kuni leidis selle õige raamatu üles ja siis oli teise kord nagu, et see ei olnud nagu aja peale ega punktide peale, sest sa niikuinii leidsid selle üles, on ju. aga noh, meil oli sihuke suur sektsioon riiuleid, ütleme raamatuid vanaema toas, kuni vanaema veel meiega elas ja siis ka nagu elutoas niimoodi, et raamatuid oli kodus alati palju. vend, ma tean, luges neid seiklusjutte Maalt ja merel kõik läbi, eks ju, ma võtsin kapten Grantid ja sihukest asja, ma Rootsi kaasa, kui ma lapsehoidjaks läksin, aga mitte muidu. ma läpin sind korraks, et nii, sa rääkisid, et Lindgren, et ma eeldan, et ka meist see. Longistid, ma ei ole lugenud. aga ma eeldan, et kindlasti Röövlite Aroonia ja Vennad Lõvi südamed. ja neid ei lugenud. aga kuidas sa üldse ulmeni jõudsid siis? Et miks ma ei ole ulmekirjanik, sellepärast et mul ei ole fantaasiat. selle võrra ma väga imetlen inimesi, kes suudavad asju välja mõelda. asju, mis ütleme, mulle tegelikult ulme juures meeldib see nagu psühholoogiline aspekt, kus sa oled siis selle nagu peategelasena võib-olla viidud nagu mitte lihtsalt sinna kuristiku ääreni mingis olukorras selles mõttes nagu vaimselt, eks ju, et sul on nagu väljapääsmatu võib-olla nagu situatsioon. aga siis sa oled viidud nagu veel kaugemale sellest tavapärasest kuristikust, sest sul on seal mingid ulmelised nagu dimensioonid veel juures, eks ju, ma ei tea, kuskil kosmoses. või mis iganes, ma ei tea, olematud nii-öelda kujutleldamatud, võib-olla vaenlased, ma ei tea, draakoni, mis iganes, eks ju. millega me tavaelus ju rinda ei pista, eks ju, meie kõige suurem hirm on see, et ma ei tea, ei jagu õlleraha või siis ma ei tea, projekti tähtaeg kukub, eks ju. et mille üle me tegelikult paanitseme igapäevaselt, on ju, mingi mõttetuste pärast, on ju. aga siis sa nagu oled kuidagi nagu veel sellises teistsuguses olukorras, et mida sa nüüd teed, eks ju. et kuidas sa siis käitud, et see on mulle alati huvi pakkunud, aga põhimõtteliselt ma ei tea päris täpselt, mis see esimene ulmekas oli, sest et sel ajal ma ei kaardistanud neid, aga ma mäletan točna, kuidas Mustamäe siis, kas see oli äkki lasteraamatukogu või, mis oli kunagi nagu Sõpaka ääres seal magistralis teisel pool teed nagu mingi kortermaja esimesel korrusel, enne kui Kännukuke raamatukoguks nad kokku koliti. ja siis, kui hakkas ilmuma Varraku F-sari, siis ma läksin, ma võtsin sealt, see oli Simaki linn. ja see mulle väga-väga meeldis ja siis ma edaspidi käisingi, võtsin ainult F-sarja raamatuid raamatukogust. et see oli nagu kindel mats. aga sellist esimest ei mäleta, mis see nagu. ma ei mäleta seda, no eks mõnes mõttes tegelikult nagu ütle, kui Pipi ja ma ei tea, Viplala pole ka ulmekad, eks ju, nagu. no laste ulme siiski. no jah, eks ju, et tegelikult ju mõnes mõttes on nagu muinasjutud samamoodi kõik ulmekad on ju, sest. no sa vastasid ideaalselt 4. küsimusele, et Lülil ei ole midagi küsida. anna andeks, tee mingi nüanss sellest. ja, aga Karsten võib siis jätkata selle ulme teema. aga räägime siis otse konkreetsemalt, et fantasy, teadusulme või õudus, et milline on kõige kõigem ja miks? mina olen bussi, õudust ma ei suuda nagu välja arvatud. see, mis Jürka nüüd välja andis, eks ju, just see nii-öelda enne teise maailmasõja aegne ulme. see mulle tegelikult täitsa isegi sobis. Draakula külaline. jah, just Draakula külaline, mulle Draakula ka väga meeldib, isegi nagu selle legendaarse filmina siis, eks ju, Keanu ja Gary Oldmaniga. aga kas õuduse puhul on sinu jaoks nagu need lood, kus tegelasel on väga õudne või mis sind nagu. ma ise kardan nagu, kui ma nagu, kui mul on endal hirmus seda vaadata või lugeda, siis ma ei teagi, võib-olla nagu lugemise mõttes, võib-olla, no ma ei ole nagu tegelikult isegi valinud seda üldse lugemiseks jah, õudust, ma ei ole isegi Stephen Kingi lugenud, mitte ühtegi, mitte midagi nagu jah, sorry. me bussi, aga mingisugust, ma ei tea, ketta mingeid mõrvareid seal, ketas sai mõrvareid. ühesõnaga sulle meeldib, kui on õudus, on põimitud loo sisse, mitte ei ole lihtsalt õudus vastik olemise pärast. ja nagu selles mõttes, et psühholoogiline õudus, nagu kui ma vaatan, ma ei tea, näiteks 6. meel on ju, noh, siis ma saan sellest loogiliselt aru, et ütleme esoteerilisest vaatepunktist see on nagu dokumentaal on ja seal pole midagi hirmsat, vaimudega ma olen kokku. aga kui ma nagu ütleme siis näiteks Nicole Kidmaniga kunagi oli The Others, ma ei tea, mis see eesti keeles on, teised. The Others jah. vot see on nagu minu nagu lagi selles mõttes õuduka osas on ju. telekava tõlkis selle The Others. et aga jah, mingit nagu muud õudust ma isegi ei julge vaadata ja ma ei tea, mingid need pikkade mustade juustega tüdrukud ja muud siuksed asjad, mu õed, ma mäletan, vaatasid on ju. ja ma ei tea, mis nende filmide nimed on, aga see oli nagu nii creepy, et ma juba nagu mingite treilerite peale seda aru, ma tahaks juba põgeneda kuskile roosasse maailma. kas sul tekib nagu, no film on üks asi, et seal on hästi visualiseeritud, aga kui sa loed, kas sul tekib nagu endal ka pilt? ja väga nagu visuaalne ja ma olen nagu, sellepärast sul see. ma arvan küll ja, sest et ma tunnen nagu väga seda omal nahal ja siis ma ei taha, see on liiga hirmus.
ja teine asi on nagu krimkad, mida ma üldse ei loe kuigi nagu vaidlesime mõned korrad tagasi Tartus Sulbiga sellest ja siis ma lugesin selle Reina Roja, mis see nüüd eesti keeles seal on. Red Queen, Punane kuninganna eesti keeles jah, selle lugesin, ütleme kuulasin läbi, olgem täpsed. Et seal on huvitavad psühholoogilisest vaatepunktist karakterid, aga krimka kui selline nagu žanr, ma ei tea, ma olen lugenud neid Sagadi mõisahärra neid lugusid, sellepärast et mulle meeldib see mõisaajastu väga. Aga no minu poolest see krimka osa võib seal olla, võib mitte olla, see mind absoluutselt ei huvita, et kui Hargla hakkas kirjutama Frenchi ja Koulu nagu sarja ja läks üleüldse sinna krimka peale üle, siis mul juba huvi kadus ausalt. Minu jaoks selliseid Kopski on nagu parim nii-öelda ja Paita needusest muidugi alustasin ja see jääb mulle alati nagu hästi hingelähedaseks. Aga ma ei tea ja ma ei oska nagu seda eriti mingisugust Nordic Noir, mingit sükest nagu. Ühesõnaga õuduskirjandus ja sinu aga teadusruumi ja fantasy kumb nagu neist? Ma arvan, et minu romantiku hing jääb sinna fantasy äkki saab romantasi? Romantasi, jah. Olen igast huvitavaid asju lugenud, aga samas mulle väga meeldib näiteks ka seesama, ütleme, Simaki linna alustades, Adamsi Hitchhiker's Guide. Ma loen liiga palju inglise keeles, ma pean mõtlema, mis eesti keeles need raamatud on. Pöidlaküüdid, jah. Siis tegelikult on asi selles, ma nagu töötan rootsi keeles, siis ma mõtlen liiga palju rootsi ja inglise keeles, mu eesti keel on nii halb, palun vabandust. Et see on ju ka tegelikult no siuke galaktika ulme on, aga ma väärtustan seda huumori osa näiteks seal on ju. Ma arvan, et see on nagu väga nii ja naa igatepidi, et ma ei teeks seal mingit nagu otseselt piiri, et kosmos on paha või ütleme Anne McCaffrey näiteks, et algas ta ju tegelikult siuke nii-öelda lohedest, need kahe erineva triloogia esimest raamatu, mis eesti keelde tõlgiti, aga ma lugesin neid, ütleme, mingi osa lugesin, kui ma Rootsis elasin, mingid osad kuulasin pärast audiona, mingi, ma ei tea, 20 midagi osani vist, neid tuli sealt nagu Vändrast saelaudu, eks ju. Ja siis ta lõpuks ikkagi läks nagu kosmose peale üle nii-öelda, et kuidas need draakonid sinna Berni peale tulid, eks ju, ka kuskilt mingite laevadega ja nii edasi, et ma ei tea, draakonid kunagi olid hästi hingelahtes, mulle kui ma tiinekas oli. Ühesõnaga, mida rohkem häid asju, seda parem. Jaa, võib panna kõike, nagu ma ei tee üldse vahet, selles mõttes lugu peab olema huvitavalt kirjutatud, hea, kui seal on see nagu psühholoogiliselt pinev võib-olla aspekt minu jaoks, et inimesed peavad tulema oma nagu sellest kestast või mugavustsoonist välja, siis on nagu huvitav ja ma ei teagi jah, võib-olla ma ei ole nagu väga hea kriitik, ma olen lihtsalt lugeja ja ma lihtsalt oskan nagu arvata selle kohta, mis mulle endale meeldib nagu. Eks me kutsume see kunagi siia ka kriitikuna, hetkel siin lugema nii, et. Ma arvan, et Sulbi ei ole nagu väga rõõmus, et mis elo sina ja kriitik sa ei kritiseeri midagi, eks me ei mingit. Sulbi ei ole isegi kuulajate hulgas. Konstruktiivselt tagasi. Sulbi oli eelmine nädal jah, Tartus, teine linn üldse. Sa korraks puudutasid seda ka, et mis sind nagu ulme juures köidab ja mida sa seal näed, aga kas sul on tekkinud ajaga mingisugused ootused ulmeteostele või pigem mitte, loed sa need puhtalt lehelt? Ootused, no ma hakkasin mõtlema praegu, millal viimati mingi siuke raamat, mis mulle meeldib näiteks või nagu, mis oli igav just ulme koha pealt, sest ma loen ju tegelikult igast muid asju ka nagu ma ei tea, müüki, turundust, psühholoogilisi self-help'e, mida vaan, eks ju, mida võib-olla tõsi ulmikud võib-olla põlastavad, palun vabandust. Aga ma ei teagi, no ikka vaata värskemad asjad tulevad võib-olla kohe nagu rohkem meelde, et mõtlen, mida ma lugesin ulmest, mis mulle ei meeldinud, mul on mingid muud asjad, mis on nagu või millele sul oli suuremad ootused? Selles mõttes ta peab olema ikkagi nagu, isegi kui see maailm on nagu väga pöörane, siis mingid teatud nagu loogilisused peavad seal olema, eks ju. Et see peab olema nii palju usutav, et kui sa ei usu, siis tegelikult sul huvi kaob, sest sa mõtled, et noh, see on nagu nii absurd on ju. Okei, mul tegelikult hetkel on pooleli, mida ma ise loen, ma olen oma lapsele ka väga palju lugenud, eriti kui suvel sattus Pimesoole Opiga haiglasse, siis ma ikkagi käisin iga päev teda vaatamas ja lugesin talle näiteks Muinaskuningas online'i lugesin talle ette. Sest et no ta loeb nagu tegelikult nii palju kiiremini kui mina, mu poiss on 14, et noh,
et kui ma suudaks nii ruttu lugeda raamatuid, mul oleks nagu 3 korda rohkem raamatuid loetud, aga ta ei viitsi. ikka istub seal lihtsalt arvutis ja mängib ja vaatab videosid ja Youtube'ist, eks ju, aga no see talle tegelikult isegi meeldis. minu jaoks oli see nagu selles žanris ka esimene kogemus, on ju. nüüd meil on hetkel pooleli Louis Lauri Andja, on just Eesti, Giver on üks Andja eesti keeles. ma loen seda eesti keeles, aga mul nagu ikkagi see nagu ingliskeelne pilt on silme ees. ma arvan, et see on Andja. ühesõnaga huvitav post-apo maailm, aga tegelikult nagu ma näen seal mingeid asju, noh, et ma respekteerin seda, kuidas autor on välja mõelnud nagu nii-öelda neid uue maailma reegleid, eks ju, ja kuidas see ühiskond on üles taas ehitatud, aga mul on nagu iga mingi mõne lehekülje tagant, okei, aga nagu see ei ole loogiline, et miks see nii on, on ju. Siuksed küsimusi ja siis mul nagu tekib jah teatud pettumus nagu võib-olla selle loo suhtes, et kui seal noh, ei ole võib-olla seda taustalugu seletatud väga, eks ju. sa mõtled tegelikult, noh, ma saan aru, ulme on ulme nagu igas aspektis, eks ju. et kui sa mõtled ulme välja, siis see ei pea vastama tegelikult tava ja noh, igapäevaelu nagu või meie maailma reeglitele ju, eks ju, seal ka muud reeglid. noh, see muud reeglid võivad ju olla ka ulmelised nii-öelda, on ju. aga sa lugejana ikkagi pead ju suutma sellega samastuda ja mõelda, et okei, on ju, et ma suudan ennast kujutleda sinna maailma ja et see nagu maailm toimib nende reeglite baasil, on ju. aga kui sa nagu mõtled, tegelikult ei suuda, eks ju, siis. täpselt, et maailma loogika peab paigas olema. jah, maailma loogika peab paigas olema, just. see ei ole väljamalt maailm, eks ole, aga maailma loogika peab toimima. et aga okei, aga mis siin üldse raamatuga naerutab või mis, kas tegelased või stiil või mingi muu või? üleüldse või ulmes? üleüldse. kui see annab mulle mingi väärtuse, kõige rohkem, mina olen see inimene, kes ma ei murra kunagi neid raamatunurki ära ega jooni mingite markeritega kohti alla, aga ma olen raamatukogu võlglane, andke mulle andeks, sest et esiteks olen ma ATH ja mul on alati mingi 15 raamatut korraga pooleli. ja siis teiseks, kui mul on seal mingi 20 lipikut ja ma loen nagu tõesti jupi kaupast, ma tahan seda nagu maksimum vastu võtta, eks, et siis vahest ma lasen neid tähtaegu väga palju üle, sest et siis mul on nagu rohkem motivatsiooni tulla tagasi selle konkreetse raamatu juurde. aga ma ja paremad raamatud alati panen nagu need lipikutega ära ja siis ma kirjutan mulle need kohad pärast sealt välja, mis mind on nagu kõnetanud. ja aeg-ajalt ma käin nagu seda listi läbi nii-öelda, sest et sa ju unustad, eks ju. et mida rohkem seal on selliseid kohti ja nagu ulme puhul võib-olla ei ole neid nii-öelda tsitaate, sealt ei tule nii palju välja. aga seal on võib-olla mingid nüansid või mingid olukorrad, mis nagu kõnetavad mind. näiteks ma lugesin hiljuti uuesti üle sinu seda Kaarna raamatut, on ju. ja siis seal oli nii ilusti, kuidas nagu tsitaate, kus Kaaren vist äkki tõmbas suitsu, mis huinja see põhimõtteliselt on, vabandage nagu minu see prantsuse keelega pardon my french, aga nagu umbes, et see on küll umbes inimeste välja mõeldud mingi täiesti lauslollus ja siis tundes siin ma mõtlen nagu väga huvitav, ma kohe oleksin sinna sisse kirjutanud. on ju, kas ma olen jõudnud arvustuse kirjutamiseni, siiani muidugi mitte. ja selgitus kõigile, et mina olen kirglik suitsetaja. aga see oli nagu huvitav koht, see oli nagu üks koht, kuhu ma lipiku panin vahele. et siin nagu käidavad nagu kuskil mingid momendid, et juba alguses tahad, et oleks miski, mis nagu. no ta peaks mulle andma mingi elamuse, eks ju, sest et mis on raamatu lugemise mõte, eks ju, see, et sa ju mitte lugejana, see vist oli Martini tsitaat, eks ju, et the man who reads lives 1,000 life and the one who doesn't lives only one, on ju. ehk siis see, kes loeb, elab nagu 1000 elu ja see, kes ei loe, see elab ainult ühe selle iseenda oma, on ju. et eriti kui me loeme ilukirjandust, ükskõik siis mis žanris, ta ju peaks tegelikult andma meile mingisuguse kogemuse või mingi nagu elamuse, et ma saan noh olla mingisuguses ekstreemses olukorras, kuhu muidu tavaliselt ei satu või ma ei tahakski võib-olla sattuda, võib-olla ka tahaks, on ju. aga ma saan seda kogeda läbi nende tegelaste ja see rikastab ju minu enda sisemaailma, minu elukogemust mõnes mõttes, eks ju. sest ma koos selle tegelasega tulen sellest raskest olukorrast välja, sest alati seal on ju mingi väljakutse, on ju. et ma tahaks, et see annaks mulle jah mingisuguse nagu väärtuse juurde, aga kindlasti seal on alati see oht, et mida rohkem sa loed, seda rohkem need lood hakkavad ju korduma, et kes kui palju ütleb, et palju neid baaslugusid on seal, ma ei tea, 7 või 16 või 21, eks ju. et see baaslugu nii-öelda tihtipeale on sama, et seal vahetuvad karakterid, tausta, dekoratsioonid ja nii edasi, eks ju, võib-olla need dialoogid, et aga inimestena noh, kui me mõtleme nagu ajastuid tagasi, siis tegelikult ju hõimu pealikust järgmisel positsioonil kõige tähtsam inimene oli jutuvestja, kes hoidis hõimu lugu alles, on ju. ja
kõik kogunesid lõkke ümber selleks, et neid samu lugusid nagu kuulda, et kes me oleme, kust me tuleme ja miks me oleme täna siin ja oleme sellised, nagu me oleme, eks ju. et mõnes mõttes ju tänasel hetkel raamatud täidavad kõikide nende meie nagu suguvõsade või suguharude siis nende jutuvestjate rolli, on ju, et anda seda. lood peavad kestma, eks, kui kaua lood kaoame ise. Et ikkagi, et ta peaks nagu kuidagi, mis iganes ma loen, ma tahaks, et see rikastaks, eks ju. Et kui ma loen näiteks sellest samast mõisa ajastust, ma sattusin, mul oli puhas õnn, see autor Ain Kütt käis paar aastat tagasi Kännu Kuke raamatukogus. Mina nagu läksin peale tööd jooksuga, jess, et nii äge, et nagu tuleb kindlasti tuba on rahvast täis. Ja siis seal oli peale nagu nende 3 raamatukogu tööta vist umbes 2 nagu kuulajat, on ju. Siis ma olin, what, kus te kõik olete, on ju. No nüüd kindlasti peale sarja oleks nagu rohkem inimesi, on ju. Isiklikult mulle sari väga ei meeldinud, mulle raamatud meeldisid rohkem. et aga nagu ta rääkis nii palju siukest nagu ajaloolist tausta sinna juurde, eks ju, et olles ise seal Vihulas, kus ta seal muuseumi töötaja on, eks ju, kui ta neid lugusid hakkas nagu kirjutama, eks ju. Et sellest ajastust, millistest karakteritest või nii-öelda ta pani need nagu tegelased sinna kokku, eks ju, et mis see nagu reaalselt selle nagu ajalooline taust on, eks ju, et miks need tegid selliseid otsuseid, miks oli siuksed rollid, eks ju, miks nad käitsid nii ja naa, on ju. Et see oli nagu nii põnev, et sa saad läbi nende lugude ka tegelikult õppida nagu nii palju ja see rikastab jälle sinu enda maailma. Ma olen muidugi nagu selles mõttes numeroloogiliselt number 5, see tähendab, ma olen elupõline õppija, ma ainult õpin ja kogu aeg loen midagi juurde ja siuke, et see on, inimesed ongi erinevad, et ma olen siuke natuke hulluke, andke mulle siis andeks. Mind huvitab elu. Aga mis paneb sind raamatut pooleli jätma? No kui ma rohkem ei suuda, siis ma teen pausi. Ma endale ütlen, et ma natuke jätan ta vahepeal siia ootele, siis ma tulen pärast ta juurde tagasi. Üks raamat on näiteks see Konan ja Musta ranniku kuninganna või, mida ma niimoodi umbes korra aastas käin ja laenutan, siis ma jälle natukene mingisuguse jupi loen sealt edasi ja siis ma viin ta jälle tagasi, sest ma rohkem ei suuda. See on väga hea jutt sees, meil nimi on Nõid on äratatud, kas selleni vähemalt tuleb? Ma ei mäleta, ma olen seal kuskil poole peal, Kuudriits teab, mis leheküljel ma pooleli olen. Mina ei mäleta, mis leheküljel see jutt oli. Nii et ma tavaliselt loen mingisuguse ühe loo nii-öelda need peatükid lõpuni ja siis ma viin jälle tagasi, ma nagu rohkem ei jaksa nagu, et ma väga-väga raske südamega jätan raamatu pooleli ja veel raskema südamega nii-öelda keeran midagi edasi, et ma mäletan, kui me pidime lugema seda Jumalamaa kiriku kellalööjad, siis ma lugesin ära, ma mäletan, see oli ala teine raamat seal keskel või 3, kus oli kõigepealt ala mingi 10 lehekülge oli nagu selle kiriku kirjeldust ja siis tuli veel 30 lehekülge siis seal kirikutorni vaate kirjeldust. Ja ma selle kiriku kirjelduse veel surusin läbi, aga seda vaate ma tõesti keerasin edasi, ma siiamaani tunnen süümega, aga ma nagu ei suutnud. Ja ma ei ole siiani Pariisis käinud, et no see ei anna mulle mitte midagi. Et ma üldiselt niimoodi ei tee ja mul on kuidagi see programm on ikkagi sees, et kui sa midagi alustad, siis nagu viia lõpuni. Et sellepärast ka võib-olla mul on selle Kuudris mingi 30 currently reading raamatut. Paljusid neist ma ei ole nagu mingisugune mitu aastat käsile uuesti võtnud. Aga nagu enamus Kuudriitsi kasutajatest. Ma mõtlesin, mina olen ainuke siuke paha. Ära üldse põe. Et see aasta ma ikkagi proovisin sealt nagu seda vähemaks saada, aga tegelikult on see hoopis kasvanud, sest et mul ei ole olnud aega, et nagu kirjutada arvustusi ära. Ja siis ma tunnen ennast kogu aeg nagu süüdi. Siis ma vaatan, et noh, näed, novembris seni mul on olnud 1 vaba õhtu, kui olen kodus olnud ülejäänud päevad, ma olen kõik lennus, siis ma ei jõua. Aga võib-olla kunagi, kui ma vana olen. Veel vanem. Ei tea midagi, elus ei saa vist edasi lükata, siis öeldakse. Sellepärast tulebki kohe elada, on ju, ja siin ma täna olen ja ma elan. Et küll ma siis teinekord kirjutan need arvustused, kui ma selle. Aga kas sa oled mõne raamatu peal vihastanud ka, no ikka mul ulmeraamatu peal eriti? Ma mõtlesin enne tänast, et ma peaks vaatama oma Kuudriitsi ulmekate listi läbi, et siis mul tuleb ette, et mida ma üldse kõige lugenud olen, aga vihastanud. No kui sa oleks mulle ennem seda öelnud, ma oleks otsinud üles. Mingi muu tugev emotsioon, et mingi muu tugev emotsioon, pigem siis. Ma ei kujuta ette, mulle praegu ei löö midagi nagu sedasi ette, et võib-olla ma olen vihastanud, kui mingi nagu tegelane, Potteris näiteks, kuna minu inglise keele õpetajad alati arvasid, et noh, elosa siuke pigem 3-line, võib-olla noh, ääri-veeri 4 väärt on ju. Ja siis ma läksin Rootsi, ma olin 23 lapsehoidjaks
noh, lits või lapshoidja, kes mida oskab, seda teeb, on ju. ja siis seal oli no enam-vähem täpselt sihuke nagu siin taga see on sihuke seinatäis audioraamatud inglise keeles nagu CD-plaatidena. no holy fuck, eks ju, meil Eestis oli võib-olla mingi no heal juhul 5-10 audioraamatut üldse saadaval plaatidena 20 aastat tagasi on ju. kokku täpselt. kõigi raamatukogude peale. nii, siis sul on terve seinatäis, eks ju, ja ulmet ja kõike on ju, siis ma mõtlesin, okei. ma hakkasin Potterit lugema esimest osa siis, kui see alles eesti keelde tõlgiti, kui see veel ei olnud nagu suur haip. ja ma nägin kuskil ajalehel nagu seal veerus mingisugust lühikest nagu arvustust selle kohta. ja siis ma olin jõudnud eesti keeles 4 osa läbi lugeda, siis mõtlesin, okei. seal ma vähemasti tean, mis see süžee on, et no ma proovin, äkki ma ikka saan inglise keelest midagi aru. ja no ma sain kõigest jumala ilusti aru, on ju, siis inimesed nagu noh, kellega inglise keeles räägid, eks ju, seal ju lähed, sa midagi ei oska eesti keeles või see rootsi keeles ma ei osanud ööd ega mütsi, on ju. ja siis inimesed, kuidas sul nii hea inglise keel on ja ma mõtlesin tükk aega, et nad mõnitavad mind nagu, sest noh, ma ei suutnud uskuda, on ju. pärast ma ikkagi sain aru, et tegelikult küll on päris okei, on ju, et ma ei tea, miks õpetajad nii halvasti mind hindasid. aga siis ma sain Potterist nagu ilusti kõik aru, ma kuulasin siis need nagu lõpuni selleks hetkeks, mis seal ilmunud oli. ja ütleme 5. vist või 6. osas seal ma mäletan, ma tõesti vihastasin kirjaniku peale, et ta tegi selle nagu vaese Harry nagu nii idioodiks nagu. et kuidas sa saad oma nagu main character'i nagu nii alandada selles mõttes, et lugejal ei tohi olla piinlik minu meelest. sest sa oled ju seal selles loos koos temaga, kuigi sa võib-olla tead läbi teiste tegelaste nagu, mis paralleelselt mujal toimub, on ju. aga sa ikkagi tohiks alandada oma seda nagu tegelast seal loos nii palju, et lugejal on imelik seda lugeda, et see on küll üks asi, mis mulle meelde tuleb, et ma olin nagu ja ma siiani muide viimast seda 7. osa ei olegi lugenud, aga filmi ma ikkagi lõpuks vaatasin ära või noh filmid. nii et minu meelest selles mõttes on Potter nagu hea näide, et ütleme, kuna ma lugesin suhteliselt alguses, enne kui see ei olnud veel nii haivitud, on ju. siis ta tegelikult oli huvitav lugeda, see oli nagu sellel ajal, kui ta ilmus, oli nagu natuke teistmoodi, eks ju. ja mul on väga hea meel, et see on toodi nagu võrdlemisi ruttu vist ka nagu koolide sinna kohustusliku kirjanduse. sest seda raamatut vähemasti lastel on huvitav lugeda versus nagu väga paljud mingid vanad asjad, mida sa tegelikult noh, suruda lihtsalt läbi ja see ei ole nagu põnev, eks ju, et jah, ma mäletan ise, et Kadri Kasvamaa ei kõnetanud enam mindki. no mis sinul sellega pistmist, eks ju, no see ei ole ju poistekas. et see on nagu minu meelest kõige kriminaalsem, kuuldavasti siiani on koole, kus on ikkagi need vanad nimekirjad veel nagu kasutuses, sellest on väga kurb, et nii palju häid lugusid on ja see on küll üks asi, mida ma ulmet lugema hakates nagu teadlikult, mida ma mõtlesin, et miks meil lastakse lugeda nii palju halbu raamatuid, kui on olemas maailmas nii palju häid, aga ma saan aru, et see sõltub ka sellest, mis on selle nagu emakeele õpetaja enda nagu valik, eks ju, et mida ta ise loeb, mis on tema lemmikžanrid, eks ju, ja mis on tema lauale nagu sattunud. nii et see kindlasti nagu mõjutab hästi palju, aga ja loodetavasti ikka tuleb nagu järjest rohkem nagu uusi huvitavaid asju. kirjanduskaan on tegelikult, et see, mis on, mida loetakse siis selleks, mis peaks andma õpilastele teatava baasi, et. ja ma ei vaidle vastu nagu kindlasti igast noh, Anna Karenina Tõde ja rahu annab väga palju, eks ju, ja mul siiamaani nagu Kafka protsess on nagu ikkagi veel minuga kooliajast saadik, siis ma kogu aeg mõtlen selle peale, et noh, ja siis tõmbad neid paralleele nagu päriselust, eks ju, ja mõtled, et noh, ka midagi pole väga teisiti ju see ongi nii väga paljudes kohtades, et ma ei nagu halvusta üldsegi selles mõttes vana kooli kirjandust, et ja, aga no näiteks Goethe Faustist ma ka sellel ajal, kui me seda pidime lugema, ikkagi surusin ennast nagu hambad ristist läbi lihtsalt tuimalt. noh, nüüd ma olen mõelnud, võiks uuesti lugeda, sest nüüd ma täna oskaksin panna sellele võib-olla konteksti sinna taha ka, et see ikkagi väga palju sõltub ka, mis sinu see nii-öelda baasvundament on, eks ju, inimesena, kui palju arenenud sa oled, kuhu peale sa saad ehitada kõike seda, eks, et kui sul on lihtsalt noh, mingisugune soine muda on ju seal, no siis sa ei ehita sinna midagi peale, et sa pead selle vundamendi nagu laduma. et see on nagu hästi-hästi oluline jah. siis on vundamendiga ei tasu üle pingutada, et peale vundamendile midagi muud jälle maja nagu peale ei tulegi. siis on vundamendiga natuke nihu läinud. kas sul on ka mingi selline, see on võib-olla natuke absurdne küsida, aga kas sul on ka mingi selline konkreetne asi, mis alati raamatu heaks teeb? loed seda ja siis tunned, et see on hea raamat. ma ei tea, selles mõttes, et no see muidugi on hästi individuaalne, vaata on ju. ja ma olen siuke, et mulle meeldib nagu erineva, ma oskan hinnata erinevaid asju, eks ju, näiteks mulle meeldivad Strugatskid. kõik peale selle
miljard aastat enne maailma lõppu, kus need teadlased või istusid lihtsalt seal köögis Lasnokarskis ja panid see on tina. väga hea raamat jah, no neile, kes tina panevad kui mina, kes ma armastan ikkagi teed juua siis see polnud päris minu tass aga ütleme, mulle meeldib see nende filosoofiline nagu elu üle arutlemine, sest ma olen ise, ma arvan, hingelt filosoof. aga näiteks mu vennale meeldib action on ju ja siis meie maitsed nagu praktiliselt selles osas nagu kunagi ei ühti on ju. et ma oskan hinnata nagu seda poolt, samas ma oskan hinnata nagu action'it ka on ju. ja võib-olla mõnikord, kui see nagu ainult action, siis ma tunnen, et seda nagu noh, natuke jääb võib-olla vajaka, eks ju, et seal võiks nagu rohkem seda sügavust olla, aga. et tegude taga peab olema mõte. jah, seal peab nagu jah, selles mõttes olema nagu see liha ka seal luude peal, et mitte lihtsalt see nagu kuidagi ainult raamistik või selline nagu noh, kokku klopsitud võib-olla see, et mul peab olema lugejana kindlasti nagu huvitav, et kui ma pean hambad ristis sealt läbi suruma, siis on ju noh, siis see ei ole nagu minu jaoks mõeldud või võib-olla kas üldse olekski pidanud raamatuna ilmuma. vot mingeid muid asju, mitte ulmena, ma olen küll lugenud siukseid, kus ma mõtlen, no miks need metsad maha võeti selle pärast mul tõesti väga kahju on ju, aga ma ei tea jah, et mida huvitavam ulmeline osa, seda kindlasti rohkem see minu jaoks nagu lisab, et seda põnevam mul endal on see nagu maailmaloome poolest, eks ju. ma tõesti väga imetlen seda, kui noh, mida inimesed suudavad välja mõelda ja see mind ulme küljes kindlasti nagu hoiab, et mida ägedam maailm. aga see jah, võib olla nagu rahulikuma tempoga raamat, filosoofilisem, võib-olla psühholoogilisem, see võib olla ka nagu rohkem nagu action raamat, et ma seal ei oska kuidagi nagu teha, et seal on mingid teised nüansid, ma ei tea, oska paremini vastata ma ei tea, kas sa said, mis sa tahad. vastasid väga hästi rahu saad väga hästi hakkama. aga ma torgin natuke, sa küll osaliselt vastasid sellele küsimusele, aga kordamine on tarkuse ema. et kui sa kõiki nii hästi tead, siis miks sa ikkagi ise ei kirjuta? ma ei oska midagi välja mõelda, ma räägin päriselt. ma võiksin kirjutada, selles mõttes kirjandid olid mul alati viied. kui meil oli nagu 2 tundi antud selleks, et tead, sul on 3 teemat seal tahvli peal, eks, et vali nüüd üks ja siis kirjuta kirjand on ju, siis esimese umbes tunni jooksul mina suutsin läbi mõelda. See, nagu inimesi vaata 2 sorti, eks ju, et on nagu onu Raivo, okei, tegelikult ma ei tea, kuidas ta nagu töötab, aga põhimõtteliselt nii, kuidas onu Raivo välja paistis on ju. et hakkas seda jutulõnga veeretama, nii siia teeme need kriipsud ja siis tuli sul mingi pilt lõpuks välja, eks ju. mina see teistsugune inimene, mul peab olema visioon kõik peas läbi mõeldud on ju ja siis ma hakkan seda teostama. ehk siis ma iga teema juures alati mõtlesin, mida ma sellest annaks kirjutada on ju ja siis ma valisin välja selle, kus mul kõige rohkem annaks kirjutada. ja siis ma olin jõudnud siis sissejuhatuse ära kirjutatud esimese tunni lõpuks, kui tagant hakkas tulema nagu teisi kirjandeid, siis ma parandasin neid kõiki seal, seadsin lauseid ümber, tegin nagu ettepanekuid, saatsin need tagasi ja siis teised olid kõik ammu läinud, siis mina viimasena seal viimase poole tunni jooksul kirjutad ruttu oma mustandi ja siis puhtandi valmis ja lahkud klassist koos õpetajaga viimasena. et tegelikult ma arvan, et tänu sellele ka, et ma nagu nii palju olen lugenud, mu see nagu võib-olla väljendusoskus on lopsakam, oleks ka kirjutades kui tavalisel, ma ei tea, keskmisel inimesel, eks ju. aga mul ei ole seda fantaasiat nagu, et välja mõelda mingeid asju. ma ei tea, no mul oli, kas eelmine või üleilmne Eskon, kui Koidu Ferreiraga ma sain rääkida mingi paar tundi, ta ainult minuga jutustas nagu ja ta rääkis sellest oma kirjutamise protsessist ja see oli nagu no niivõrd äge nagu, et tõesti, tal tuleb mingisugune see nagu mingi säde, mingi idee ja siis ta lihtsalt istub ja hakkab kirjutama ja siis sealt hakkab nagu nii-öelda see jutt jookseb ise nii-öelda. ma ei oska seda sinna, no ma ei tea, no mul ei tule siukse, mul ei ole inspiratsiooni aga mõtle siis tervik välja ja pane see kirja. ma olen nii üheplaaniline inimene lihtsalt ma ei tea, et kui keegi ütleks mulle nii, vot tee nüüd see, siis ma võiksin selle teha, eks ju, et kui sa annad mulle idee, sul on need karakterid, nendega juhtuvad need asjad, ma võin sulle kirjutada selle lopsaka loo tõenäoliselt valmis. aga sul on vaja siis kirjutada kahasse kellegagi, see ja, ei ole ju kes on geenius on ju, andke mulle see geenius. ulmeringkonnas ei ole, see on täitsa tavaline praktika, et kirjutatakse lugusid ka kahasse. ka Venast Strugatskit kirjutasid, tegelikult nüüd oli 2 inimest Vendist Anatoli Iboris et see, näed. Arkadi Iboris. Arkadi, sorry aga kui me tuleme lugemise juurde tagasi, kas ulmet on raskem lugeda kui siis peavoolukirjandust või mingeid teisi žanreid? no nagu näiteks? no ma ei tea, realistlikke romaane või siis neid koduloolisi või selliseid ajaloolisi.
ma ei tea, ma arvan, et see on ikkagi väga sõltub nagu case by case, et vastavalt sellest nagu kirjaniku stiilist ja nagu raamatust konkreetselt, et minul isiklikult ei ole raske pigem võib-olla ütleme, ma olen viimastel aastatel mõned üksikud naistekad näiteks lugenud sõbrannade survel või soovitusel on ju. No ma ei tea, okei, ma olen suure osa oma elust olnud vallaline on ju, aga ja öeldakse ju, et naistekad, need on nii-öelda naiste jaoks sama, mis meeste jaoks on porno on ju. Et sa saad sealt mingisuguse selle fantaasia, noh, sest porno on samamoodi ju fantaasia tegelikult, eks ju sinu peas luuakse nagu olukord, mida reaalses elus kunagi ei eksisteeri, eks samamoodi need kõik need naistekad, eks ju, sul tuleb see mingisugune mustis, ma ei tea, aednik või kes iganes nad seal juhtuvad olema, eks ju torumehed või muud siuksed, eks ju. Noh, ja siis sul kindlasti on see True Love, eks ju. Või noh, kõik need Hallmarki jõulu ja muud filmid, eks ju. Et sa tead alati, kuidas see lõpeb, mul isiklikult viimased aastad on küll, et alati jõuluhooajal mul tuleb siuke mingi Hallmarki nagu tuur peale, siis ma vaatan neid vahest järjest, on ju. Aga et ta nagu nii-öelda noh, ma ei tea, tekitab sust siis mingisuguse selle rahulolu tundega, aga kirjanduslikust vaatest no ma ei tea, need naistekad ei ole minu tast teed samamoodi nagu, sest ta ei anna mulle mitte midagi no. Et kindlasti nagu nendel sõbrannatel ta võib-olla rahuldabki, noh, nad on pikas suhtes olevad pereemad, eks ju, et ta rahuldab mingi ka teatava fantaasia nagu rolli on ju, aga mul vist on nii äge elu, et pole vaja seda rahuldada või kuidagi see nagu ei anna seda sama noh, nii-öelda siis naudingut, eks ju, et aga ma ei tea, ajalooline, no ongi, ajalugu on tegelikult ka väga huvitav, eks ju, ma ei tea, mind huvitavad nii paljud asjad, üldse nagu elu on minu jaoks nii huvitav, sellepärast ma nagu noh, käingi, ma ei tea, näitused, teatrid, värgid, eks ju, et ma kogu aeg nagu jooksen ringi, ma ei tea, kas peaks, aga see annab mulle selle elus olemise nagu tunde ja kui see raamat viib mind nagu piisavalt hästi sinna ajastusse või sinna keskkonda, siis mul ei ole teda raske nagu lugeda, pigem ongi, ütleme, noh, üksikemana ja töötava, eks ju, täiskohaga üksikemana, kellel on igast mingid hobid ja asjad on ju. Ja kes tahab jõuda kõik etendused ära vaadata ja kõik näitused ära näha, eks ju, et siis ongi raske leida seda nagu aega, eks ju, et sa nüüd keskendud, siis ma ikkagi katsun niimoodi kord nädala paari tagant võtta omale siukse ühe õhtu, et ma lähen vanni ja siis mul on seal hunnik raamatuid, ma loen natuke võib-olla mingit siukest nagu tõsisemat kirjandust, nii palju kui ma jaksan korraga vastu võtta ja siis ma loen mingisugust muud pooleli olevat siukest nii-öelda siis noh, ulmet või muud ilukirjandust, eks ju, nii-öelda meelelahutuseks sinna otsa, aga et see, et ma ei istu telefonis ega arvutis ja ma tõesti nagu olen natuke see minu siuke nii-öelda maailma eest põgenemise koht siis ma lähen seal, olen soojas vees, ma arvan, et see on siuke see ema kõhus olemise nagu tunne, mis loob selle turvalisuse või. Et Spirit teeb siin huvitavaid nägusid kui sa loed niimoodi paralleelselt, mina ise loen ka, ma mõistan sind, et mul võib-olla mitu raamatut käsil. Aga nad on erineva nagu raskusega. Aga sul segamini ei lähe nagu? Ei, seda mitte kunagi. Mul on alati mingi käekotiraamat, eks ju, mis on siuke kergemat sorti. Ja siis on mingid audioraamatud, mis on telefonis, eks ju. Mul on näiteks e-raamatuid ei meeldi lugeda ja ma ei tee seda praktiliselt mitte kunagi. On kas nagu päris raamat või ongi audioraamat. Audioraamat sellepärast, et ma olen üksikema ja nagu praktilistel kaalutlustel, eks ju. See muidu ei jõuaks üldse mitte midagi ja paberraamat ikkagi, sest et see on nagu päris raamat, et ma vahin nii palju nii päevad läbi seda ekraani, et ma lihtsalt rohkem ei jaksa nagu raamatu pärast seda teha, et siis ma kas ostan või laenutan selle, eks ju, et ma olen selles mõttes väga halb, et ma käin ja ostan ainult neid raamatuid ja väga palju jumal lugeda. Ja kuna mul remont ees ootamas, et just tõmmati kott pähe meie majal, et siis mul on nagu mööblid minimaalselt ja ma kevadel vist millalgi hakkasin lugema palju, mul on siis öökapil raamatuid ehk siis voodi kõrval. Ma jõudsin 300 ja rohkem ma julgenud edasi lugeda olin kuskil poole peal ja muidugi ma olen sinna juurde ostnud, sest noh, tahaks panna lihtsalt käe peale ja siis kuidagi installida mulle pähe selle. Ma võiks palju rohkem raamatuid osta nii et jah. Aga kas ütleme, vaata me rääkisime siin, no just äsja, aga küsimuseks maailmaloome ja kõik see, eks ole, ulmekirjanduse puhul. Aga ulmekirjandus peaks või tuleks isegi hinnata mingi teistsugust kriteeriumite järgi kui olmekirjandust? Sõltub kriteeriumitest. No ütleme näiteks kas või see, et panna tähelepanu maailmaloomele ja muu sellisele või on see pigem siuke tühi ballast? Ei, no aga ulmekirjanduse nagu väga suur eriväärtus
special skill ongi ju tegelikult see, et seal on teistsugune maailmaloome. Sest tavamaailmas see kirjutada on sul ju lihtsam, sest et siin on juba kõik paigas, kõik on juba olemas, eks ju. sul on vaja mõelda ainult need karakterid ja see situatsioon, on ju. Aga ulme juures on see täpselt see eraldi dimensioon, on ju, mida sa tavamaailmast ju ei saa. Et see kindlasti on nagu, ongi eriväärtus selles mõttes, jah. Ja on need veel? Mis eristaks nagu? Peale kosmose ja draakonite, jah. Jah. No lühikokkuvõttes. Lühikokkuvõttes lasermõõka paneme juurde igaks juhuks. Ja Raul Sulbeis valbuks paneme juurde ka laserpistoli. May the force be with you. Ma ei tea jah, selles mõttes, et no seal ikkagi tänu sellele, et seal on see ulmeline mõõde juures, ta annab ikkagi ka muus osas selle nii-öelda lisamõõtme sinna juurde. Sisuliselt on 2 erinevat maailma tegelikult. Et ühte samad kriteeriumile hinnata on natukene võrdlemisi küll, jah, ma arvan, et see on sul hea point. Aga see aitab ka midagi selgitada natuke rohkem selle loo kohta. Kas maagiline või ulmeline element annab loo jutustamise osas võimaluse midagi rohkem selgitada ka lugejale? Kindlasti ütleme, kui me lähtume sellest nii-öelda ratsionaalsest maailmavaatest, eks ju, et kõik on olemas ainult nii palju, kui ma saan seda, ma ei tea, katsuda või nagu teaduslikult tõestada, eks ju. Siis me ju kõik teame, kui palju on asju, mis jäävad sellest tegelikult väljapoole, mida meie teadus veel täna ei oska tõestada, on ju. Mis ei muuda ju olematuks seda, et kas see eksisteerib või mitte. Ja võib-olla me ühel päeval jõuame selleni, võib-olla me ei jõua või nagu, millest natukene tegelikult kurb, ma ei mäleta, kes seda kuskil ütles, aga mis mind väga kõnetas, oli see, et mida rohkem me püüame seda tavaelu ära tõestada, seda vähemaks jääb seda maagilist osa ja tegelikult see võtab meilt endalt selle nii-öelda elu maagilise aspekti ära. Ehk elu ei ole enam tegelikult nii huvitav, nii põnev, nii ootamatu tänu sellele, et me oleme kõik ära seletanud nagu, et noh, jumalat ei ole sellel põhjusel või et nagu kõik asjad nagu toimuvad sellel põhjusel. Et kui sa viid ennast tagasi näiteks sinna, ma ei tea, vannakreeklaste maailma, viikingite maailma, eks ju, et kui oli nagu välk, eks ju, siis see, et sa tead, et seal Olümpuse otsas on see Zeus, eks ju, kes on mingil põhjusel jälle vihane, et noh, ma ei tea, tahtis mingit seda külatibi saada, aga näed, see õnnestus käest ära libiseda, on ju, et siis välgutab seal või noh, mis iganes umbes, et Ateena sai ta kätte ja noh, või Oodin, eks ju, mis iganes, et see võib-olla nagu lisas elule selle mingi teise dimensiooni, mis muutis elu, ütleme, võib-olla ägedamaks, kui meie tänapäeva elu on, eks ju. Et noh, mis meil siis on, töö, pood, kodu, diivan, telekas, eks ju. Et me ju tegelikult otsime ikkagi seda maagilisust, aga samal ajal oleme me ise selle nagu elust välja võtnud või nii-öelda kõik viimseni ära tõestanud, on ju. Ja sellepärast võib-olla ongi see ulme nagu nii äge, sest sa saad anda tagasi selle nagu põnevuse või selle sädeme nagu sinna oma ellu, et mis siis, et läbi selle loo või läbi selle välja mõeldud nagu karakteri või situatsiooni või maailma, aga see noh, laseb sul siis seda maagilist varianti elust ikkagi kogeda ka siin ratsionaalses ja seletatud maailmas, kui nii võtta. Kui sa pead või mida sa soovitaksid sellisele inimesele, kes alles alustab ulme lugemist, just näiteks kodumaise ulme lugemist, kes enne pole võib-olla väga palju sellega kokku puutunud, mida sa soovitaksid? Mida tal valida soovitaksid? Kust alustada? No see on ikkagi nagu nii raske vaata, sest et nagu ma ütlesin, eks meil vennaga lähevad ka maitsed nagu lahku, on ju. Ja see sõltub kindlasti, kas mees või naine, on ju. No ütleme sellel aastal loetutest. Mulle näiteks väga meeldis Helga Jumalate arhiiv, on ju. Ma isegi just soovitasin seda ühele oma kursuse kaaslasele, no, ta hakkas seda ka lugema. Mina ka niipea, kui selle läbi sain, ma juba andsin selle edasi, eks ju. Et see oli täiega mu selle aasta üks ägedamaid lugemise elamus. Kuigi see on ju ka natukene nagu naistekas, on ju, aga seal nagu toimus nii palju, see maailm oli nii äge, ma ei tea, mulle täiega see nagu meeldis. Aga ma ei saaks seda soovitada meestele, sest et ma saan aru nii palju nagu mehed, kellega ma rääkinud olen, kes on seda lugenud. No siis see on nagu nende jaoks liiga naistekas, on ju. No siis ärge lugege midagi muud, on ju. No kodumaisest ma pean natuke mõtlema. Ma näiteks andsin oma klassivennale hiljuti just ära, mida Kristiina luges, see Kassi ulmeraamat. Libakass just on ju, kus oli hästi palju erinevaid lugusid, sellepärast just, et seal on hästi palju erinevaid. Ja sealt sa saad, minu meelest oli see terviklikuna nagu hästi äge nagu kogumik. Et sa saad sealt nii palju
kui sulle kassid meeldivad, on ju, isiklikult ma olen kassi inimene et siis noh, sa saad nagu selle maitse kätte, et kes kuidas midagi kirjutab, mis võiks olla nagu see autor, kes sind kõnetab, eks ju, kelle teoseid võib-olla edasi vaadata või mis suunas edasi minna. või noh, ka need kogumikud, mis teie olete ju välja andnud, eks ju, et seal on ka nagu võimalik noh, leida enda see. teha tutvust korraga. just, on ju, täpselt väga paljude nagu nendega, kes täna kirjutavad, on ju. või no ütleme ka Sulbi mingisugused need antoloogiad ja asjad, eks ju. või no jaa, selles mõttes see esimene ulme nii-öelda antoloogia, mis kunagi 90 something 9 või millal ta ilmus, on ju. see on mul küll riiulis aukohal, et ja sealt ma muide siiamaani nagu kõige paremini, noh, mis on nagu aastaid hiljem minuga kaasas. mäletan Pipi Piksuka seda nagu alternatiivset versiooni veits perversne, aga see kuidagi nagu sellele. Siim Veskimäe oma. jaa, Veskimäe oma see oli kuidagi, ma ei tea, see oli nagu nii äge mõte lihtsalt, et kuidas üldse saab niimoodi mõelda nagu. sest et Piksuk on see, millega mina üles kasvasin, mida ema mulle luges ja on ju. ma poleks ever selle peale nagu sellises võtmes tulla nüüd mingi otsige kõik üles see kogumik see lugu. ja see koht jah, et mis suhted seal ikkagi Tommi, Annika ja Pipi ja isa vahel olid et ma selle loo olen nagu täiskasvanu nagu hiljem nüüd üle lugenud, mitte küll tervet kogumikku, aga ja noh, see oli päris huvitav aga kindlasti, et kogumikest tasuks alustada, mis mind ennast kindlasti kohe nagu ulme juurde tõi väga püsivalt peale selle Simaki linna oli Selasni ja Amberi 9 printsi, eks ju, sest et see, kuidas see lugu nagu käima läks, eks ju, et alustad tühjalt lehelt koos nagu mäluaugus peategelasega, kes ei tea, kes ta on, kus ta on, miks ta siin on, eks ju. ja mis üldse toimub ja sa koos temaga hakkad nagu avastama nii seda maailma, neid suhteid nagu olukordi, kus sa, kuhu pekki sa nüüd ennast joonud oled umbes. et see oli väga huvitavalt üles ehitatud ja võib-olla see ikkagi noh, nüüd üle 20 aasta hiljem oleks selline raamatusari siis võib-olla, kust ma soovitaksin alustada või vähemasti proovida. Sest seal on piisavalt action'it, seal on piisavalt nagu sükest maailmaloomet ja kõike, et see nagu ma arvan, oleks ulmega tutvumiseks nagu üldse mitte paha raamat. nii et ja, why not. aga meil siin aeg tiksub taas veel lõpupoole, nii et pöördume praegu traditsiooniliste küsimuste juurde. Ehk siis meil on praegu sükene ai kiirmarss kaunite kunstide valdkonda. Kuidas sina sellesse suhtud? ai kunsti suhtes või? noh. ai kõige suhtes, ai kirjandus, ai muusika, ai kunst. ma tean, et Rodenil läheb elu kergemaks, eks ole, ta peab pliiatsit venelema. mina olen selles mõttes ikkagi vanakooli inimene et ma eelistan käia Kadrioru kunstimuuseumis versus Kumus, eks ju, et ma küll käisin hiljuti Kumus ka, sest seal oli see uus näitus avati Spiegel in Spiegel, aga ma ikkagi nagu noh, käisin seal üle mitme aasta esimest korda jälle ja modernne kunst ei ole lihtsalt minu tassteed. ma lähen iga kell tagasi Kadrioru kunstimuuseumis, sest ma juba imetlen seda arhitektuuri, neid vanu päris käega joonistatud päris pilte, eks ju, kus sa näed neid pintslitõmbeid seal on ju. et ka seda praegust uut näitust ma olen, ma ei tea, vist juba 4 korda käinud vaatamas et ma arvan, et see on nagu see lihtsalt, kes ma olen. noh, mul on olemas kodus mõned paarid pükse ka, vahest ma kannan, aga üldiselt ma ikkagi olen nagu kleidi ja seeliku naine sest mulle meeldib olla naine, eks ju. ja minu jaoks ütleme, kui me räägime näiteks, ma ei tea, muusika või ütleme ja ükskõik tegelikult milline ai looming, ta on väga hea nagu tehniliste võib-olla nende nimekirjade koostaja või soovituste andja või materjalide analüüsija, aga ta ei saa panna sinna seda hinge sisse, mida ainult inimene saab panna, kellel on hing. Sest sa peegeldad seda oma elukogemust, aga tal on lihtsalt faktid. Ta saab ainult kopeerida seda, mida inimesena keegi on kogenud. Ja sa võid ju kuulata, ta kõlab nagu päris, aga sa tead, et kui ta teeb ka kõige kurvema nagu mingisuguse kantri armastusloo, eks ju, siis seal ei ole tema enda seda südamevalu sees. Ta ei räägi omast kogemusest, eks ju, ta lihtsalt kopeerib. Ütleme, et sa loed hästi huvitavat raamatut. Noh, mis on kõige huvitavam. See on väga huvitav raamat, see toodud meeldib. Ja poole pealt saad sa teada, et see kõik on tehislik. Et see on tehisintellekti kirjutatud. Mis sa teed? Ma arvan, ma ikka loen selle lõpuni.
ja ma võtangi selle tõesti, sedasi, nii nagu ta nagu siis on jah, selles mõttes, et see ei tähenda, et ma nagu ei respektiks seda, kuivõrd hästi nad suudavad kopeerida kõike, eks ju. ja ta kindlasti, kuna tal on nii palju materjali, mida nagu noh, hetkega läbi töötada ja analüüsida, eks ju. ta võikski kirjutada võib-olla mingisuguse ideaalse teose, mis vastaks kellelegi nii-öelda sellele mingile minu valule, eks ju, täpselt sellega, et mul just seda oligi nagu vaja, on ju, lugeda. aga see ei tähenda seda, eks ju, et siis ma ei saa ikkagi mõelda, et nii, kusagil on see inimene, kes on selle asja välja mõelnud, eks ju. ta on kuskilt selle info võtnud, eks ju, ta on võib-olla ise midagi sarnast kogenud ja ta kirjutab selle oma hingest nagu välja, on ju. et see aspekt jääb ikkagi sealt nagu puudu, et võib-olla tehniliselt ideaalselt vormistatud, on ju, aga ma ei tea, noh. ma ei oska öelda, kas ma saaks sellest aru, kas see on AI kirjutatud või mitte, et ma ei tea, mu kogemus puudub ma ei ole niimoodi lugenud. ma olen ise väga nagu nuub alles selles AI kasutamisest. tont on pudelist väljas ja meil on võimalik kogemusi omandada. aga kui AI nüüd kõrvale jätta ja üldisemalt vaadata Eesti kirjanduse tulevikku, et siis kuidas sa hindad, kas pigem on nagu helge või ootab meid ees selline mustem tulevik? noh, ma käisin kevadel vaatamas Salmes Linnateatri seda Fahrenheiti ja käisin 2 korda tegelikult, teine kord võtsin ikka lapsega kaasa sest ta tegelikult aeg-ajalt nagu loeb selliseid, et suve lugemiseks võttis Isamaa näiteks Animal Farmi, loomade farm, eesti keeles, siis 1984 näiteks luges ta minu arust eelmine suvi vist lihtsalt Tartus Vanamõõres olles läbi omast huvist, et noh, see läheb enam-vähem samma auku, eks ju, aga ausalt öeldes see oli päris hirmutav nagu mõelda ikkagi, et okei, meil veel ei ole nagu neid nii-öelda tuletõrjujaid, kes käiksid raamatuid ja lugejaid põletamas. aga kõik see, et sul on nagu need vilkuvad ekraanid ja sul see tähelepanu on nagu 1000 eri asja vahel seal, eks ju, hajutatud ja see tähelepanu ei suudagi rohkem hoida, kui need täpselt mingisugune kas 165 tähemärki, eks ju, mis see üks tweet või SMS on, eks ju, või siis noh, see ma ei tea, pool minutit, eks ju, või kui iganes see keskmine aeg on, mida neid reels'e rullitakse, on ju. et mida lühemaks jääb see meie nagu tähelepanuvõime, mida rohkem on neid nii-öelda inimesi, kes ei suuda keskenduda paigalseisvale tekstile eks ju, seda vähemaks jääb ju lugejaid ja kui lugejaid ei ole, kõik on ainult kirjanikud, siis noh, ei saa sellel tulevikku olla, et ma ei tea, nagu ma nii tahaks, et inimesed rohkem loeksid nagu päriselt ja see on üks põhjus, miks ma katsun noh, näiteks kui ma varem käisin eelmises töökohas ikkagi kontoris, siis ma kaasasin sealt kolleege, et davai, tulge, et Keskraamatukogul on see raamatukogu kevadesse lugemisprogramm on ju, et ma olen nagu siia püüdnud inimesi kaasata, mõned on tulnud ka. et miks ma nagu alati käin nendel raamatuesitlustel, eks ju, katsun jagada mingeid pilte ja just hiljuti nagu mingi, ma ei tea, eelmine nädal vist keegi ütles, et noh, Helo, sina kogu aeg reklaamid midagi oma seina peal aga no äkki see vaata kedagi puudutab, võib-olla keegi vaatab, et oh äge, et hea etendus on ju, või ma ei tea, hea raamat, et äkki ma lähen ka, käin, vaatan või kogen või nagu. ma ei tea, ma leian, et me peaksime nagu rohkem lugema, sest et see annab nii palju tegelikult, see kasvatab sind inimesena. sa oled palju mitmekesisem, rikkalikum nagu ägedama sisemaailmaga, et kõige kurvem on võib-olla olla olukorras, kus sinu ümber on siuksed nagu igavad sisutühjad inimesed, kellega sul ei ole mitte millestki rääkida, sest nad on väga üheplaanilised ja sa ei saa sealt ära minna, mis iganes põhjusel nagu. siis see on nagu vangla. Õnneks ma ei ole väga ammu sellisesse olukorda sattunud, aga tõesti, et mul on nagu oma lapsest natuke kahju, sest et ma näen, kui palju nagu rikkalikumaks olen mina, mis siis, et sunniviisiliselt teda ooperisse vedades olen suutnud ta nagu kasvatada ja tal ei ole oma vanustega seda nagu väga head kokkupuutepunkti, eks ju, sest et nad on liiga titekad tema jaoks ja liiga igavad, eks ju, et tema sisemaailm on nagu nii palju rikkalikum ja siis noh, eks see mingisugune noh, eraldumine tekib ühel või teisel hetkel ikkagi, eks ju, et täiskasvanutena meil ei ole vahet, eks ju, et kui mina olen nagu, ma ei tea, üle 40 ja keegi teine võib-olla üle 20 lihtsalt, eks ju, et kui on nagu rikkaliku sisemaailmaga inimene, siis ma leian temaga nagu neid kokkupuutepunkte ikka, eks ju, aga sorry, ma ei tea midagi Netflixi sarjadest väga, mul ei ole telekat juba aastaid on ja ma ei ole nagu päevakajaliste uudistega kursis rohkem kui Facebookis keegi midagi on jaganud ja mul see ette sattunud, eks ju,
et ma jälle sellistel asjadel ei oska kaasa rääkida, nagu ma ei tea, jalgpallist. ma ei tea tõesti mitte midagi palli tead. jah, või õllemarkidest või kuna ma nagu kohvi ei joo, siis ma ei oska isegi kohvi osas kaasa rääkida et sõltub jälle, keda mis asi kõnetab, eks ju, aga ma arvan, et seni, kuni on lugejaid, seni kestab ka kirjandus. Ja seni, kuni on meiesuguseid hulle, kes ise ka loevad, mitte ainult ei kirjuta, et siis seni me suudame seda nagu alles hoida, aga ma ei tea, see tõenäoliselt on nagu case by case, et sa võtadki ühe inimese kaupa, sa saad teda inspireerida, eks ju. Et ühe inimese kaupa sa saad teda võib-olla sinna raamatute juurde tuua. Mul on nagu tükk aega mõelnud, et võiks teha YouTube'i kanali ja nagu rääkida nagu kas just raamatu arvustusi, aga võib-olla muljetada raamatutest sinna. Et ma ise kunagi, kui ma hakkasin Goodreadsi kasutama aastal 2012, siis tal oli vist isegi veel mingi teine nimi. Ma ei mäleta, mis see nagu Amazon ära ostis, aga ma hästi palju alguses vaatasin näiteks, kui ma mõtlesin mingit raamatut laenutada või osta, eks, et mida järgmisena lugeda, siis ma vaatasin, mis olid nagu negatiivsed arvustused ja otsustasin selle järgi, et kas need kohad, mis sellele nii-öelda 1 või 2 tärni pannud inimesele, kes sinna kirjutas mingi loo, eks ju, et need, mis talle ei meeldinud, kas need on samad asjad, mis mulle ka ei meeldiks, siis ma tean, et ma nagu parem ei hakka üldse nagu üritama, eks, et see pole minu raamat. Aga kui vaatan, et need on siuksed asjad, mind ei häiri, on ju, siis ongi, ma lasen selle raamatul ennast üllatada ja võtan ta ikkagi, et tegelikult kuna ma ise olen päris palju nagu vaadanud, mida keegi arvab mingist raamatust, enne kui ma selle ette võtan, ükskõik, kas on mingi blogipostitus või ongi Goodreadsi arvustused või no, ma ei ole baasi kasutaja üldse olnud nagu, et ma saan aru, kõik ulmikud on seal, ma olen baasis olnud teadlik aastaid on ju. Aga, ja ma tean, et see on nagu, noh, teie siuke nagu pesa on ju. No võib-olla jah, et ma olen ikkagi hästi Goodreadsi põhine olnudki mingid viimase 13 aastat siis, et Eesti raamatutel seal ju ei ole väga nagu ei lugejaid, arvustajaid ega midagi, eks, et seda olulisem on see, et alati ma ikkagi püüan, et ma märgin ära, et ma olen seda lugenud ja kirjutan sinna mingi jutu juurde. Et äkki teised on samasugused hullud nagu mina ja ka loevad, et mida keegi arvab, on ju. Ja otsustavad selle põhjal lihtsalt, et siis tuuagi neid inimesi rohkem nende raamatute juurde. Aga no ma ei tea, kus see aeg kõik võetakse. Ma pean selle kuidagi leidma. Nii. Aga kas on küsimusi? Sest ma tegelikult ootasin suuresti siia, et tulevad kirjanikud ja lõpuks ometi nad näevad siis lugejat. Kohtumine lugejaga, eks ole. Ma ei näe siin ühte kirjanikku peale Makke, kes on läbi ukkud kirjanik. Kirjanik on seal. Taivo Rist on. Ja üks on seal sinu nimeline. Mina ei ole pealtvaataja. Mina ei tule arvesse. Tegelikult meil Mina olen suur peal. Sa teed liiga, meil on kirjanikud ka publikus, nii et ära hakka seletama. No, okei. Ma niisama üritan seda. Ülejäänud on mu sõbrad, kes tulid valetsusest. Kas on küsimusi ei ole? Minul oleks. Nii, Martin. Ütle Eva palun mulle, et mis sa oskad öelda sellise väite kohta, et ulme kui selline on inimese väljamõeldis, mida tegelikkuses universumis ei tohiks olla. Aga kuidas üldse inimene on võimeline midagi sellist välja mõtlema, mida universumis ei ole? Eks ole, on ju. Sest et kas mitte psühholoogilisest vaatepunktist öelda ka ikkagi, et me suudame nii-öelda ette kujutada ainult neid asju, mille osas meil on mingisugune kogemus, eks ju. Et kui sa neegripoisile keset Saharat püüad selgeks teha, mis asi on lumi või kuidas tundub külm, eks ju, kui ta ei ole kunagi kogenud, noh, tegelikult ma tean, et Saharas läheb öösel ikkagi ka külmaks, on ju. Aga noh, lihtsalt siuke kujundlik näide või noh, ma ei tea, mul nüüd on midagi paremat hetkel pähe, aga põhimõtteliselt, kui sa oled ainult kogenud sooja, siis sa ei tea, mis see tähendab, kui sul vesi ära jäätub, eks ju, et mis asi on miinuskraad, kui sul ei ole riideid piisavalt ja sul on reaalselt nagu külm, sa ei suuda seda tegelikult ette kujutada. Ja sama ma arvan, et on ka selles mõttes selle nii-öelda ulmega või nii-öelda, noh, ükskõik mis kirjanduses välja mõeldud asjadega, et nii nagu AI paneb nagu nendest infokillukestest mingisuguse loo kokku, on ju, siis samamoodi kirjanikuna ka, kas sa siis nii-öelda ühendud mingisuguse teise paralleeluniversumi või teise dimensiooniga, on ju, ja võtad sealt selle loo nii-öelda laed alla, eks ju, ja lased läbi enda siis selle sinna raamatusse või siis
noh, panedki sa selle siis nii-öelda kokku mingitest oma kogemuse killukestest, eks ju, et võib-olla teisendad ta mingisse teise vormi, eks ju. Et kui see neegripoiss teab, mis asi on valge värv, on ju, ja ta võib-olla on mingis teises formaadis seda nagu külma kogenud ja noh, mingisugust helbelist struktuuri, eks ju, et siis sa suudad talle läbi nagu nende teiste killukeste ikkagi enam-vähem mingisuguse pildi edasi anda, et mis asi on näiteks lumi, on ju. Et kuidas valged tükid nii-öelda helvestena langevad, eks ju, ja siis see tähendab, et ilm on nagu vuu, on ju. Lähed külmkappi ja siis see on see, mida sa koged, on ju. No, et ma arvan, et see on nii, aga ega ma ju ka ei tea. Samas, kas mitte nagu kvantfüüsikud ka ei ütle, et sealt 10 aasta jooksul ikkagi suudetakse juba tõestada ära, et on paralleeluniversumid ja mis iganes, et siis ma ei välistaks seda. Et ma kasutan ennast ära, et sa mainisid Strugatskeid, et on lugenud. Ütleks, sellist raamatut oled lugenud kui Asul. Ja Asumit ikka. No mina ei ole lugenud, aga ma sattusin seriaali peale. Seriaal. Tehtud mitu sessiooni tehtud juba Asul. Et Foundation on. Ja, Foundation nimetus ja esimest osa ma vaatasin. Ma ei jõudnud lõpuni vaatasin, mida paganat ma üldse vaatasin. Ja siis läks mitu kuud mööda. Vaatasin, arvustusi väga positiivsed olid, siis ma hakkasin teda vaatama, siis see oli taas ja filmina, seriaalina. Nii. Aga minu küsimus see, mida sa oskad rääkida Asumist? Kas sulle meeldis või mis sa arvad? Ma ei ole seda seriaali vaadanud, mul ei ole sellist aega. Nii et ma ei oska nagu öelda. No, kui sa tahad rääkida. Nagu ma ütlesin, ma lugen 1200 pluss raamatut. Et ma ühel hetkel teadlikult hakkasingi kirjutama arvustusi muide selle jaoks, et kui on juba mitusada raamatut mööda läinud, sest ma ei ole nii geenius nagu minu cum laude väike vend, kes mäletab 300 raamatut hiljem ka veel süžeed ja tegelasi ja kõike, eks ju, et noh, ja kes loeb 300 raamatut aastas, eks ju, pluss või noh, kuulab pooleks, aga et mul lähevad asjad meelest ära, et siis ma kirjutan nagu enda jaoks nii-öelda ka, et kes seal olid ja mis nad tegid. Ma ei mäleta nii detailselt enam, aga üldiselt mulle see meeldis ja mul noh, tuues nii-öelda võib-olla teise dimensiooni siia juurde, mul on olnud vahest niimoodi, et ma hakkan lugema mingit raamatut. No kindlalt näiteks ühe asjana tean, oli Great Gatsby, mis eesti keeles on? Suur Gatsby. Suur Gatsby on okei. Sest seda on tõesti ainult inglise keeles lugenud. Siis mul oligi ingliskeelne eksemplar ja no, ma 2 korda üritasin alustada ja kuidagi läinud. Siis ma vaatasin ära filmi, kõigepealt DiCaprioga filmi, pärast Robert Redfordiga filmi ja siis see raamat oli nagu nii hea. Aga alguses ma tõesti ei suutnud nagu kuidagi, et see ei kõnetanud mind nagu üldse ja vahest ongi niimoodi, et ma üldiselt katsun pigem lugeda raamatu ennem ja siis vaadata filmi või sarja, kui nagu on olemas, sest et muidu ma pettun võib-olla rohkem, sest et nad üldiselt on ikkagi 2 eri asja, film on film ja raamat on raamat ja harva, kui nad on nagu väga üks-ühele tehtud, näiteks K-Pax oli nagu üks, mis mulle väga meeldis, mis oli hästi raamatu järgi ja mille filmi lõpp mulle isegi rohkem meeldis kui raamat. Ma ei tea, kas te olete nagu vaadanud, aga see on ka läbi aastate üks mu lemmikumaid raamatuid üldse. Siis mõtlen, mis veel, mis ma tahtsin. Aga Asumisse ei mäleta midagi? Ei, no ta on lihtsalt nagu meeldis, aga ta ei ole nagu midagi nagu nii super vau. Mulle kuidagi nagu eredalt meelde jäänud, et ma kindlasti seda nüüd esimese asjana kõigile soovitaks nii nagu näiteks Amber 9 printsi, et see kindlasti mind kõnetas nagu rohkem, on ju. Ma võin esineda ebapopulaarse arvamuse, et esimesed 2 Asumit on väga head, edasi ei ole mõtet lugeda. No ma ei olegi kunagi kaugele jõudnud peale esimese. Kolmandat ei ole mõtet või? Ma mõtlesin ebapopulaarne arvamus. Ma ütlesin, ma teadsin, keegi võtab vastu sõna. Et keegi ütleb, et teine Asum on ka väga hea. Minu arust ei olnud. Aga siin kohe sarnane, juba peaaegu natukene läksid sinna, ma tahtsin küsida su käest juba enne, kui sa rääksid. Et sa ütlesid, et sul on mõni raamat on mitu aastat olnud. Kuidas sa mäletad, kui sa võtad selle raamatu kätte, et mis seal toimus? Ma olen vahest ka nii teinud, kui tõesti on väga-väga palju, no ma ei tea, mingi 10 aastat vahepeal mööda läinud ja ma ei ole suutnud seda vahepeal lugeda, siis ma olen alustanud otsast peale pannud Jutiga nagu lõppu, et kui nüüd on jõudnud kätte minu jaoks see aeg seda raamatut nagu lugeda. Et
ja siis ma olen ka lihtsalt nii teinud. Aga no ma ei tea, mul on tegelikult nagu nii palju asju, mis on korraga pooleli, eks ju, mingeid käsitööprojekte ja mingeid muid asju, eks ju. Et siis ma tegelikult tunnen, et see justkui paned ühe nagu oma hinge osa sinna nii-öelda kuskile seisma. Et see lõhub natukene seda nagu oma terviklikku olemust ja tahaks, et mul oleks vähem projekte korraga pooleli aga ja no siis ma olengi see aasta üritanud nagu neid vähemaks nagu lugeda, mis on mingid vanad nagu asjad. Aga no ma ei tea, näiteks kunagi siis, kui ilmus see Ants Rootslase esimene raamat on ja siis ma selle ostsin ja ma jõudsin sellega poole peale ja ega ma väga palju ei mäleta, mis seal on. Ma ei tea, kas ma selle kunagi läbi suudan lugeda, et see ongi täpselt seal poole peal. Üldiselt mul on nagu Goodreadsis on kirjas, mis leheküljel ma viimati pooleli jäin ja ma saan alati sealt jätkata, kui ma tahan. Aga noh, kui ma vaatan, et ütleme natuke sirvin seda süžeed on ja vaatan, ikka ei meenu, siis ma lihtsalt, kui ma tunnen, et nüüd on see õige aeg, et ma nüüd selle raamatu ikkagi võtan ette ja loen läbi, siis ma hakkan lihtsalt otsast peale nagu, sest ei ole nagu mitte midagi. Et võib-olla lihtsalt tol ajal, kui ma seda esimest korda alustasime, see minu kätte, näiteks kellegi soovitusel jõudis on ju, siis ma lihtsalt ei olnud ise selle jaoks valmis või polnud õiges meeleolus või noh, mis iganes. See ei ole alati nagu raamatu või ka kirjaniku nagu süü, eks ju, et see noh, on erinev ja alati ei mäletagi ja palun. Küsimus lihtsalt, kuna sa kuulad raamatuid. Ma ka proovisin, mul oli igav, mul on vägedes tööl, mõtlesin, ma nüüd hakkan kuulama ja kuulasin, läksin kindla peale välja ja kuulasin Sinu Heed, mis on eesti keeles paremini tõlgitud, kui ma olen mõlemas keeles lugenud, mõlemal maal elanud. Siis ma proovisin kuulata ja ta luges seda vales toonis. Saad aru, et ma olin nii, et lõpuks see niimoodi, fuck. Raving bad. See oli nii paha, ta luges täiesti vales võtmes ja küsimus, et ma olen tõesti proovinud kuulata, ma ei saa kuulata, sest ma kuulen peas, kui ma loen raamatut, ma kuulen seda teistmoodi. Et kuidas selle sa ei saagi sinna midagi parata, vaata selles mõttes, et kui on raamatu sisse lugenud keegi, kes sind lugejana, sisselugejana, eks ju, ei suuda sinuga resoneeruda, siis sellega ei olegi midagi teha. Isiklikult mulle alati ma eelistan meeshääli lugejatena, sest et psühholoogiliselt ka öeldakse, et mida madalam hääl, seda parem on kuulatakse. No kellelegi ei meeldi, kui mingid tipid räägivad siuke ülikõrge peenikese häälega, kõik lähevad hulluks selle peale, eks ju. Aga kui sa räägid madala häälega, eks ju, siis see on ju väga sensuaalne ja palju parem kuulata. Järjejutud, mingi ja lastele see unejutt. On ju. Kuulake Tumedaid tunde on ju, Priit Öövel loeb oma nii seksika madala häälega, et ma mida mõtlen. Minu meelest maailma kõige ägedam mees. Tõesti, ma nutsin terve õhtu, kui ma kuulsin, et ta on surnud, oli Sean Connery, sest et no seda lihtsalt ei ole võimalik kopeerida ja täpselt kananahka on ju. Et Sean Connery, no siuke nagu koos temaga minu meelest suri mingi teatud siuke vanakooli rüütelikkus või kuidagi, no mingi ajastu sai täiesti nagu läbi, sellepärast, et teda enam ei ole. Õige Bond suri ära. Jah, õige Bond suri ka ära, just on ju, aga noh, ta on nagu tema see hääl ja kõik ja see tema nagu olek, et see oli kuidagi nagu nii hea. Mis mulle näiteks audiobookide puhul meeldib väga, on see, kui autor ise loeb, sest siis sa tead, et ta paneb sinna sisse selle nii-öelda oma õige selle hääletooni täpselt nii, kuidas tema on mõelnud, sest ükskõik, kes teine loeb, ta loeb seda läbi ise enda filtri, nii kuidas tema seda tajub, mis sinna kirja on pandud, on ju. Aga see ei pruugi alati olla täpselt see mõte või ütleme see emotsioon, mis sealt nende sõnade tagant nagu üle tuleks. Ja sellepärast ongi, et kui keegi teine loeb ja see hääl ei ole sinule vastuvõetav, siis sa ei saa sinna mitte midagi parata. Sest võib-olla mõnes teises keeles, eks ütleme näiteks eesti keeles sisse lugeja sulle ei sobinud, vaata võib-olla inglise keeles on keegi parem seda lugenud. On siukseid äppe, kus vabatahtlikud loevad nagu vanu raamatuid sisse, eks ju. Et seal on nagu nii-öelda dramatiseeritud versioone ja muid on ju. Et võib-olla sealt leiad mõne selle parema. Sinu on tegelikult päris vana raamat, et ma ei tea, kas seda juba on nagu vabas selles, et ma ei oska midagi muud paremat öelda, jah. No ütleme näiteks Michelle Obama
esimene raamat mulle väga meeldis ainult sellepärast, et ta luges selle ise sisse ja ta luges väga hästi. et on teatud nagu naislugejad, mis tõesti nagu on hästi loetud, aga see üldse ei pea olema nagu üks-ühele sellega, et kui peategelane näiteks on naine või et see on kirjutatud peategelase nagu vaatest, et siis kindlasti peaks olema ka see nii-öelda naise poolt sisse loetud, et sellega ma ei ole üldse nagu nõus. Võib-olla täitsa vabalt ka meeshääle poolt loetud, aga jaa, ma isiklikult ka eelistan alati, et tavaliselt kui mees loeb, siis see on hästi nagu on kergem vastu võtta, nii et ma soovitan lihtsalt proovi mõnda teist raamatut. ja siis oli selline pettumus, ma mäletan, ma helistasin ja ma olin nii sügavalt nördinud, et ma mõtlesin never ever. ja sellest on nüüd 4 aastat möödas ja ma ei suuda, siiamaani ei suuda. Ma kannan seda pettumust nii palju, nagu ma loen samu kirjanikke, keegi on hea ja siis ma närin läbi kõik, mis on. ja siis vahest nagu lõpeb, et siis läheb 2 korda päevalt läinud. No siis peab midagi muud lihtsalt võtma, jah. midagi muud. Keegi tunneb samamoodi, et mul on ka 7 või 8 tükki ja mul on voodis niimoodi, et mis tuju. Jah, täpselt, mis meeleolu parasjagu on selle raamatu võtan, eks ju. Kui palju on pahasti, et nüüd on hästi, ma võtan jälle, ma räägin, ma räägin kõik ja lõpuks. Aga no näiteks ma olen nii tänulik, Kaie Holm on nagu seisnud hea selle eest, ma temaga kunagi ka aastaid tagasi rääkisime just sellest, et raamatukogul oleks ka võimalik nagu laenutada neid audiofaile, eks ju, nüüd on meil olemas Overdrive, kus on mitte ainult eestikeelseid, aga inglisekeelseid veel rohkem, eks ju. Et ma soovitan Overdrive'ist vaadata, et seal kindlasti leiab midagi head ja see on sama põhimõttel töötab nagu tavaliste raamatute laenutamine, et saab pikendada ja kõik jutud on ju, et ma olen nii tänulik, et teil Kaie on nii tore. Et mina küll olen Overdrive'ist täiega laenutaja, nii et see on hea koht, see ei maksa nagu midagi nii, nagu sa võtad lihtsalt raamatukogust laenutad raamatu, eks ju. Et hea võimalus. Nii. Ma siis lõpetan selle ära, julgustan kõiki küsimusi esitama Tommi tavernis, kui me siirdume ja elu tuleb ka. Aga niisiis lõpetame, kuna aeg lihtsalt kisub sinna kanti. Ja teie ees oli see, kelle najal seisab suures osas tänapäeva vähemalt kirjastajate sõnul kogu kirjastuselu ehk siis 40 aastates haritud laiasema ringiga naisterahvas, aplaus talle. nii armas, et te kõik tulite tõesti, aitäh. Aga kohe lähme, mul on üks väike asi. Minu kõrval istub Lüüli Suuk, kellel oli paar päeva tagasi sünnipäev, tahaksin talle öelda palju-palju õnne.